Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki. Noh, viimane suvekuu on nagu juba poole peal või mida. Ega aeg läheb ruttu. Ja seda enam veel, kui on puhkus ka, siis tundub, et seda puhkust nagu ei olnudki. Olgu teda 2 nädalat, 3 nädalat või pool aastat. Ikkagi on teda vähe. Noh, muidugi selles suhtes on kasulik, et tervisele mõjub puhkus kasulikult. Vaata, kus nüüd ütles, et see on kasulik, kuna tervisele mõjub kasulikult. Tark miis, kurat. Hea küll, ma tahan sulle näidata Ameerika laste maiustust. Eriti, kui nad istuvad ja vaatavad multikaid või midagi sellist, sellist good movies. Ja neil on siis 2 asja. Kinodes antakse neile suur topsik popcorni. Seal neile sellist asja ei pakuta, aga kodus neile meeldib teha. Tähendab, nemad ise võib-olla ei teegi, aga ju nad siis kas vanaema, vanaisa või vanemad valmistavad neile selle asja ette. See on candied bacon. Ühesõnaga magustatud bacon, karamelliseeritud bacon ja mida nad siis teleka ees nosivad, krõbistavad, kuna see läheb päris hästi krõbedaks. Ja mina tahan nüüd seda ka teha, kuigi mina teleka ees ei istu, aga ma istun niisama. Majas on mitu kohta, kus lihtsalt teinekord pead istuma ja krõbistada seal on väga hea näiteks. Okei. Vaada, nüüd on selline lugu. Ma segan siia nüüd kokku. See on spetsiaalselt võetud selline suur kaus. Vaagen küll. Mida siia. Et siin ei lähe üle ääre, kui ma siin teda pudistama hakkan. Selle ma võtan nüüd sellise pulli teen. Ma panen, ja küll ma segan siia enne ära. Vaata, siia läheb nüüd päris ohtralt läheb pruuni suhkrut. Mul on selline desertlusikas 1, 2, panen siia 3. Ja ma usun, et ehk jätkub selle vanniteeks. Hea küll, ma võin 4 ka panna ja ma kademees ei ole. Nii, järgmine, mis siia läheb, on mustpipar. Jahvatet mustpipar, seda paned kohe siia niimoodi, et on, et niimoodi on, sa tunned, et on pandud. Vaata, ma ei tea, kuidas keegi tunneb, mul lööb näiteks vasakusse jalga lööb valu, kui ma tunnen, et on normaalselt ära pandud. Järgmine, mis seal läheb, on natukene ingveripulbrit. See annab sellist vürtsikat teravust. Kes ingverit ei armasta, nendele ma ei oska mitte mingit muud nõu anda, kui jätke panemata. Järgmine on meelissoneeli. Kui meelissoneelit ei ole, siis ma usun, et võib mingit muud vürtsi kasutada. Ja viimaseks läheb mul on harissa. Need on sealt beduiinid ja ühesõnaga kaamelivürts. Seal need kasutavad seda sellist vürtsi ja seda tuleb panna ettevaatlikult, sellepärast, et siin on tšillid ja kõik muud mõrtsukad on sees. Nii, all right, see on nüüd vaja ära segada. Kus ma selle lusika panin? Aha, siin. See on vaja nüüd ära segada, sest selle järgiga me hakkame neid peekoneid kokku tegema. Siis ajan need vardasse ja panen küpsetusplaadi peale. Vaata, 180 kraadi eelsoojendatud ahi peab olema. 180 kraadi eelsoojendatud ahi ja siis on selline lugu, et 10 minutit, 15 minutit. Seda peab käima vahepeal vaatamas, et sa neid üle ei küpseta, et nad kõrbema ei lähe. Kuna peekonid on erinevad, vaata siga on ka, kuidas missugustest tingimustest ta kasvanud on. Ja kui ta on näiteks stressis kasvanud, siis ta on selline vihane ja siis ta on olnud vihane. Ja siis on muidugi niisugune lugu, et siis võib kõrbema minna. Jälle üks tarkus tuli juurde. Ma ei tea, kus ma need tulevad niimoodi. Ju nad siis peavad. Nii, ja nüüd ei ole mul siin midagi muud. Vaata, siit nüüd võtame selle, kuna see tavaliselt
tahab keskelt, et see on 2 poolest kokku pandud. Siis ma võtan niimoodi ettevaatlikult. Panen siia hops. Panen siia hops. Paned tähele, jah? Sa vaata, kus mees sõrmedega mängib. Ja veel suhkurt siia peale. Nii. Nüüd on mul varas võetud. Selde varda. Näete, lähebki siin, läkski keskelt pooleks. Ja siis selle varda võtan siit niimoodi, noh, kus ta siin nüüd on. Torkan läbi. Niisukene. Ja selle, mul on siin plaadile pandud paber ja siia paberi peale. Ja niimoodi järjest läheb kogu see mäng ja lõppkokkuvõttes, kui sul on kõik ära pandud, siis ma näitan sulle veel midagi, mis sul vaja on. Siis on sul vaja pisikest sellist kausikest. Sinna pane Worcesteri kastet ja et sa saad neid vahepeal selle Worcesteri kastmega saad pintseldada. Nii. Võtame järgmised. Ma vindagi, ta tuleb juba ise pooleks, et siis ma saan siin lihtsamalt komandada. See suhkurkuumuses hakkab sulama ja see siis nagu ühesõnaga karamelliseerib seda peekonit. Ja kuna see on üpris soolane liha, siis tuleb selline omapärane maitse, et nii samal ajal soolane kui ka samal ajal magus. Noh, ma ei oskagi mujalt elust, ei oskagi siin nagu midagi, mingit näiteid tuua, et mis veel niimoodi oleks. Läks. Ja siis on see päris hea selline krõmps tuleb. Ja see tuleb ilusti, siin läheb sul nii. All right. Ja need paned kõik ära. Vaata, siis on selline lugu. Vahepeal on sul vaja siis Worcesteri kastet ja mina kasutan veel siukest asja nagu õunaäädikas. Õunaäädikat panen, mul on õunaäädikas siin spreipudelis. Ma kohe näitan, sest ega ma ei pea lõpuni seda vannileit siin teie silma all vardasse toppima, et põhiline värk on teil, kes soovib ja on huvitatud sellest asjast, on tehtud. Ja siis ma näitan, mis edasi saab. Nii, võtan praegu ära. Vaata, ja siis on niisugune lugu, et seda vürtsi veel juurde anda. Noh, vürtsi ei ole nagu kunagi palju, et seda vürtsi veel juurde anda. Selleks on siis vaja Worcesteri kaste kuskile pisikese kausikese sisse. Siis on sul vaja seda Toyota toidupinslit ja sellega, ütleme, kui seal on 15 minutit on ahjus, siis 7-8 minuti pärast võtad korra ahju välja, panni ahjust. Ahi jääb sisse, ei vii ahju välja toast või korterist. Sellega Worcesteriga lased üle. Ja mul on siin pisikene spetsial spreipudel, siin sees on õunaäädikas ja õunaäädikaga lased natukene üle. Ja peab saama timm. Ja kui ei saa, siis on midagi valesti. Kas on suhkur vale või on äkki Läti peekon. Nad on ka sellised imelikud. Et noh, kui esimese korraga välja ei tule, tuleb teise korraga. Ma hakkan ise ka praegu esimest korda tegema. Nii et selline asi on. Puhkuste aeg on jah, hakkab läbi saama või kellel alles algab nüüd augustis. Et üks mees läheb kalale puhkuse ajal ja ta on selline hästi kõõna ja kiitsakas ja ta töötas katlakütjana. No tänapäeval ei ole katlakütjal seda, et ta peab sütt sesse vedama, kivisütt ja seda ahju pilduma ja tänapäeval on ainult nupule vajutus
ja kõik muud teeb ära automaatika. Ja sai siis kuldkala kätte. Aga et see aeg trehvas olema just selline aeg, kui oli koroona ja igal pool olid igasugused piirangud ja kriisid ja siis see kala ütleb ka, et 3 võimalust sul on valida, aga nendest 3 ma täidan ainult 1. Et mis sa nagu valiks? Mis võimalused need on? No need on sellised võimalused, et kas sa oled tugev või sa oled tark või soovid sa raha? Kas sa soovid olla tugev, soovid olla tark või soovid sa raha? No muidugi raha. Ole kindel. Oota, tugev. Vaatas oma käsivart ja kui ma tugev oleks, siis oleks mul ikka hoopis teine elu, kõik vaataksid ja avaksin oma jõusaali ja ei, ma tahaks olla tugev, kindel. No tegelikult ei, ma tahaks olla tark. Kui ma olen tark, siis mis ma siis oleks? No siis oleks võimalusi palju. Ma tahaks ikkagi tugev olla. On kindel, et sa tahad tugev olla? Ei olegi. Tark. Ma valin tark, et ma oleks tark. Kala ütleb, nii, nüüd oled sa tark. Kurat, pedan raha võtma. Candice Bacon, proovi ja andke teada. Tehke järgi või makske kinni. Kohtume.